kõige tähtsam. Siin me näeme siis nüüd neid erinevaid versioone pooles nii-öelda staadiumis seda basseini. Millised on siis need materjalid? No, kõige parem ikkagi praegu, mis me oleme leidnud ja ka teised tegijad, eriti näiteks Prantsusmaalgi praegu tehakse basseinid kahelt poolt on penoplast ja muidu mul on moodul olemas, küsin ikkagi, ei tea, kas see läheb Gröönimaale see bassein või tuleb välja, et Prantsusmaale. No see tähendab soojustus, siis peale seda tuleb soojustusel siis niisugune materjali nimed, see on favoloon, see on geotekstiil ja selle peale läheb siis kile. See on see favoloon nüüd? See on see favoloon, jah. Ta on igat värvi. No juhus oli siin, et ta on punane, ta võib olla roheline, võib must, sinine olla, mida iganes. Teda ei jää näha ju? Ei, ta ei jää. Ja siis on peremehele pakume alati välja siin värvid, mis asja nüüd praegu läheb hästi moodi, on läinud see nimetusega liiv. See on siis see kollakas. Just kui liivapõhi. Nagu liivapõhi. Ja no ta on midagi muud jälle. Siis on teine on siis mosaiik, mis ka praegu läheb hästi peale, sest ta asendab seda tegelikku mosaiikplaati, mis võivad seinast ära kukkuda ja nii edasi ja palju parem on puhastada teda. Ja no see peremees valis sinise. Nii, ja siin me näeme ka ju juba sisse ehitatud. Jah, siin on ühteteist on meil juba paigas, need peavad asjad paigas olema siin valgus, veealune 2 valguslampi tulevad, siis skimmer. Ja skimmer on vee välja lase ja vee taseme hoidja, nagu sellega siis hoitakse vee taset ja sealt siis hakkab filtreeruma, vesi läheb sealt siis pumbast läheb filtrisse, tuleb tsirkulatsioon ja läbi soojusagregaatide, mis siis on, mida keegi soovib, kas on siis elektriline soojendus või on siis soojusvaheti või on siis mingi muu puudega köötav katel spetsiaalne. Kõike niisuguseid võimalusi on olemas ja siis tuleb see vesi tuleb nüüd siit tagasi ja filtreerub, soojeneb. Ja siis on, nagu noored mehed ütlevad, ja siis võib pead